uut ühistulehte. Jah, vaatame, kuhu suvel minna ja mida põnevat siin kirjutatakse. Mis on sulle silma jäänud? Ühistegevuse teema oli väga huvitav. Et kohe esimene lugu, mis on ühistu ja miks on ühistu. Ja mulle meeldisid siin kohe need faktid, mis siin on välja toodud, et ühelt poolt selline nagu reklaamilik loosung, mis meile kogu aeg korrutatakse igapäevaselt meedias, et meil ei ole kunagi läinud nii hästi. Et seda kuuldes mul alati tekib küsimus, et kes on meie ja mida tähendab hästi. Sest siin on kohe toodud välja järgmine fakt, et 2016. aasta seisuga elas 21,1% Eesti elanikest suhtelises vaesuses ja see 21,1% teeb siis kokku 276 000 inimest. Mis on päris suur protsent meie elanikkonnast. Ja ma küsin, et kas nemad siis ei olegi osa meist. Et järelikult nagu see konkurentsipõhine majandusmudel, mis meil praegu nagu toimib, et järelikult see ei ole kõige parem ikkagi. Et kui meil on sellised näitajad reaalselt. Ja mis on ühistegevus, et minu arust ühistegevus ongi siis selline koostegutsemise vorm, mis vastandub konkurentsipõhisele mudelile. Ja ma loen siit ühe lõigu. See ongi peamine põhjus, miks ühineda ühistuteks. Et luua ühiskond, kus ei elata mitte selleks, et konkurentsitingimustes naabril nahku üle kõrvade tõmmata, vaid selleks, et kindlustada ja arendada riiki, kus kõigil selle riigi kodanikel on hea elada. Nii. Ja mis on veel ühistegevuse teemas ühes teises loos on see, et siin on välja toodud see, et nagu meie praegune riik justkui takistab seda ühistegevust, et inimesed nagu isegi tahaksid koos tegutseda, aga kõik seadused ja määrused, mis meil on, et need nagu siiski kipuvad takistama seda koos tegutsemist. Et võiks olla tegelikult hoopiski vähem seadusi ja need võiksid olla palju lihtsamad, nii et need näiteks ei takistaks ettevõtjate tegevust. Siin on suur ja võimas pealkiri A nagu Aadu. Ja kui ma seda pealkirja vaatan, siis on sama suur ja võimas tegelikult nagu see tuulik ja nagu see projekt, mis on siis tehtud üheskoos, et see Aadu ehk esimene tuulik Purtses on ju püsti pandud vaid kõigi energiahoiustajate rahadega. Ehk siis üks on pannud oma mingi 5 eurot, teine on pannud 50, kolmas on pannud 500 eurot ja kuna need hoiustajaid on kuskil 600 ringis ja kuna väiksest saab suur, et nagu siis kõigi nende ühistöös ongi see tuulik siis püstitatud. Ja seda tuulikut on võimalik ka vaatama minna Tartu Haalli suvepäeval. Just, on ju, 25. augustil. Ida-Virumaal Purtses. Ja, isegi transpordi pärast ei pea muretsema, kõik organiseeritakse. Ja, Tartust, Tallinnast ja Narvast tahavad bussid on ju. Ja, aga mis sulle silma jäi? Ühistegemise siis Rainer ma jätkaks. Et on selline, on tulemas tukkuv jaama üle. Ehk siis Nõmmekoja eestvedamisel püstitatakse Nõmme jaama ette kuju, mille nimi on tukkuv jaama üle. Näeb selline väga vahva välja. Ja sellele saab oma panuse siis samamoodi anda, et see ühiselt üles panna. Saab teha ülekande, mille kohta on siin kontonumber olemas ja samamoodi leiab siis nende Facebooki lehelt selle info. MTÜ Nõmme koduloo huviliste koda. Ja mis oli veel tore, on need väiksed rongikesed jälle siin all, mis siis soovitavad erinevaid kohti, mida võib-olla suvel külastada. Et on näiteks Kursi jahinass, mis on üks meie viimase lemmikoht olnud. On Kopra talu, Altamees Räplamaal, Saanapunkt Saue vallas Harjumaal ja palju muud põnevat. Et on siin ka lugu Kildu ratsekeskuses, on tore. Just Kildu ratsekeskus külaliste maja on ka kindlasti koht, mida tasub külastada. Nii, siis siin on ka väga huvitav kuulutus Seeneseeme OÜ-lt ja seda ma ka vaatasin ja mõtlesin, et väga huvitav, et ma ei ole varem nagu selle peale üldse vaenud, et sa võid osta seeneseemet ja tegelikult ise seeni kasvatada endale kodus. Aias. Väga vahva. Et seda nagu võiks juba selle huvi pärast nagu järgi katsetada, mismoodi see nagu käib ja välja näeb. Ja siin on lugu ka hoiustest, et kuidas on tagatud hoiused hoiulaenu ühistutes. Ja. Et ühesõnaga soovitame teil ka lugeda seda ühistulehte, et kui guugeldate
leiate selle kindlasti üles. Ja kui tahate päris lehte saada, et siis minge läbi mõnest Tartu hoiulaenu ühistukontorist, kas siis Tartus Raekoja plats 20 või Tallinnas Pärnu maantee 326. Ja head lugemist! Head lugemist! Kohtumiseni! Kohtumiseni!